uuesti Sassi TV jahingul. Nüüd mina tulin Tibeti. Ja mina tahan minna suurest mäest üles. Ja teage, selle mäe suurus on 8000 meetrit. Ja vaatame, kes on parem, kas norralased või eestlased. Täh! Vaatan, kui suur see mägi on. Räägitakse, et norrlased sai siia 3 päeva üles. Või mingi 1 nädalaga. Oi, olid 100 meetrit juba ära tehtud. Just 8 kilomeetrit ära tehtud. Veel mõne 100 meetrit. Tegin ära. Ise. Sass oli 2 päeva pärast leiti Sass. Inimene, kes ta leidis, viis ta haiglasse. Haiglas ta toibus ja ta tuli tagasi Sassi tiivit tegema, ehk siis ta tuli jätkama oma karjääri. Mina sõidan Hiinasse. Seal on võib-olla äge. Hakkan sööma kiirmakarone. Lähen Shanghaisse elama. Vaatan, kuidas pisikesed elavad. Ja kuidas nad teevad Samsungi. Vaatan, kuidas ma teedun. Valides Hiinaga 40 aastat. Mina elan nüüd pisikestega. Vaatan, kuidas nad teevad. Kuidas dragoneid Hiinaga on ägedad. Oh, jumal küll. Sass, on sul kõik korras? Jah. Vaadake järgmist Sassi TV episoodi, et saada teada, mis temaga edasi juhtub.